Tere tulemast vaatama videoloengut pealkirjaga Mida on Eesti võitnud ja kaotanud Euroopa Liitu kuulumisest. Eesti on Euroopa Liidu liige olnud alates 2004. aastast. See tähendab seda, et kokkuolemis oli polnud üle tosina aasta. On paras aeg teha väike vahekokkuvõte, mis on selle ajaga Eestis muutunud. Seda teemat aitavad mul siin arutada Katrin Höövelson, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse majandusnõunik, Siim Kallas, Euroopa Komisjoni liige ja asepresident aastatel 2004–2014 ja samadel aastatel Euroopa Parlamendi liige olnud Siiri Oviir. Tervist! Katrin Höövelson, Euroopa Liit on eelkõige majandusliit, see tähendab raha. Kõik tiirleb paratamatult raha ümber. Võib jääda mulje, nagu Euroopa Liit oleks nüüd hästi rikas liit. Kui rikas see Euroopa Liit siis tegelikult on? No kindlasti ei saa öelda, et nüüd Euroopa Liidu eelarve oleks midagi määratud, midagi väga suurt, nagu inimestele väga tihti see tunne tekib. Et näiteks kas või hiljuti kokku lepitud Euroopa Liidu järgmise aasta eelarve, mille maht on 153 miljardit eurot. Kui me võrdleme, siis see on niimoodi circa 1% kõigi Euroopa Liidu riikide SKP-st näiteks. Samas see eelarve maht on, oletame, et on väiksem kui näiteks Austria või Belgia riigieelarve, kes ei ole Euroopa Liidus kõige suuremad riigid. Ehk et tõepoolest Euroopa Liidu eelarve ei ole selles mõttes nüüd niivõrd suur, nagu tihtipeale arvatakse. Samas Euroopa Liidu eelarvesse peavad panustama kõik riigid, sealhulgas ka Eesti. Meie saame sealt küll rohkem tagasi, aga kuidas see eelarve moodustamine täpselt käib, mis printsiipide järgi seal siis riik peab sinna raha sisse maksma? No põhiprintsiibiks on riigi rikkus, ehk siis Euroopa Liidu rahajagamissüsteem laias laastus põhineb sellel, et rikkamad riigid maksavad rohkem sisse ja saavad vähem sealt tagasi ja vaesemad riigid maksavad vähem sisse ja saavad Euroopa Liidu rahast rohkem tagasi. Et siin Eesti näiteks, et Eesti maksab oluliselt vähem Euroopa Liidu eelarvesse raha sisse, aga struktuurifondide näol ja Euroopa Liidu erinevate toetuste näol saab oluliselt rohkem sealt raha tagasi. Ma tean, et järgmisel perioodil, ehk siis praegu käimasoleval 2014–2020 perioodil, me saame sealt ise üle 4 miljardi rohkem tagasi oma sisse maksama. See on päris suur summa. Eesti keskmise riigieelarvega võrreldes natukene poole riigieelarvest, et kui see on selle aastate peale ära jagada, mida me selle rahaga tegelikult teha saame ja kuhu see läheb? No see raha on jagatud 7 aasta peale, nagu Euroopa Liidu eelarve on 7-aastaste perioodidena. Ja Eesti saab ise oma prioriteedid määrata, kuhu Eesti täpselt selle raha saab suunata ja tahab suunata. Nüüd kunagi ei ole ju raha eraldi muudest majanduse ja riigi strateegilistest eesmärkidest, ehk et see Euroopa Liidu raha peaks siis olema suunatud riigi strateegilistesse eesmärkidesse selleks, et saavutada suurem majanduskasv riigis, et luua rohkem töökohti. Eestis olnud on, mis need sellised valdkonnad? Eesti puhul võib öelda, et circa 3% sellest rahast läheb ettevõtluse arendamiseks ja teadus-arendustegevuse toetuseks. Teine 3% läheb inimressursi arendamiseks, ehk siis erinevad koolitusmeetmed, tööturule sisenemist ja tööturul püsimist toetavad tegevused ehk inimestesse. Ja ülejäänud 3% siis jaguneb, transpordivaldkonna, IT-valdkonna, energiasäästu ja selliste teemade vahel. Et see on nagu laias pildis see, kuidas see raha Eestis jaguneb. Siim Kallas, mida on Eesti võitnud selle ajaga, kui me oleme nüüd Euroopa Liidus olnud? No, ütleksin nii, et algselt Euroopa Liidu loojad nägid selles eelkõige poliitilist projekti selleks, et mitte kunagi Euroopas ei tuleks enam sõda Euroopa riikide vahel. See oli see peamine idee ja see on ka täna see peamine idee ja kui Ida-Euroopa riigid võeti Euroopa Liitu 2004 ja mõned riigid natuke hiljem ka veel, siis see idee on täpselt seesama, et see suur ala tagaks liikmesriikidele rahu. Ja see ongi olnud see peamine, nii et Eesti on võitnud sellest, et ta pole üksi. Me võime ennast vabalt võrrelda Moldaaviaga ja teha sellest arusaadavad järeldused. Et Eesti on võitnud, et ta on selle Euroopa projekti osa ja see on nagu ühine projekt, nii et see ei ole nagu selles mõttes 2 eraldi asja, et üks on mingi Euroopa asi ja siis seal on kuskil mingi Eesti asi, et see on tegelikult ühine projekt. No ma toon lihtsalt illustreerimiseks niisuguse näite oma enda praktikast, et üks Islandi vulkaan puistas välja suure hulga ebameeldivat tuhka, 100 000 lendu tühistati ja see oli väga ebameeldiv periood.
selle vulkaani nimi oli väga lihtne, see oli Eyjafjallajökull, jääb hästi meelde. Ja sealt tuli nagu väga selgelt välja, et õhuruumid enne seda olid eriti sensitiivsed, eriti nagu rahvusliku suveräänsuse osa ja siis selgus, et üksi ei saa midagi teha. Kohe lepiti kokku, et seda asja lahendatakse ühiselt, õhuruumiga suletakse ühiselt või avatakse ühiselt ja nii ongi, et see küsimus, kus on see suveräänsus, siis tegelikult on nii, et Euroopa Liit on ühendatud suveräänsus. Ta ei ole kuskilt kelleltki midagi ära võtnud, vaid see on ühiselt otsustatud, ühiselt liidetud see suveräänsus ja nii teda siis aetaksegi. Nii et Eesti on sellest meeletult võitnud. Üks asi, mis ma veel tahaks öelda, ma ei tea, kus kohas ma seda peaks ütlema, aga te küsite, või küsimus on selles ka, et mida peaksid nagu küpses eas inimesed, nagu meie, sellest, kuidas me peaksime vaatama selle Euroopa Liidule ja ma ütlen teile ausalt, et kui mul ei olnud veel lapselapsi, siis ma vaatasin rohkem kogu majanduspoliitikat oleviku dimensioonis. Aga kui mul on lapselapsed, siis ma vaatan, et aga nemad on ju elavad ja toimetavad veel 50-60 aasta pärast. Mis tulevikku ma neile tahan? Ja ma tahan kindlasti, et nende tulevik oleks samamoodi rahulik ja turvaline, nagu ta natuke aega on meil olnud. Siiri Oviir, Euroopa Liidus on lihtne põhimõte, et otsuseid tuleb võtta vastu võimalikult siis madalal tasemel. Ehk siis iga riik, mis saab ise otsustada, otsustagu ise. Ja seetõttu on ka siis sotsiaalpoliitika üks selline, kus suuresti riigid maksavad ise oma pensione, toetusi ja nii edasi. Aga mida siis vanemaealised inimesed üldse Euroopa Liidust võidavad? No ega sotsiaalpoliitika on tunduvalt laiem kui ainult pensioni küsimus. Jah, pensionide suurus, iga, millal inimene pensionile peaks minema, kui ta minna tahaks. See on iga liikmesriigi otsustada. Kuid Euroopa Liit minu viimasel aastal võeti vastu nii valge raamat kui roheline raamat, mis käsitles pensionipoliitikate jätkusuutlikkust ja sinna oli kogutud parim praktika kõigist Euroopa Liidu liikmesriikidest. Ja iga tark valitsus vaataks niisuguseid raamatuid, mis üle võtta, mis on kasulik ja seda muidugi ka tehakse. Aga nagu ma ütlesin, sotsiaalpoliitika on laiem kui ainult pensionipoliitika, tervishoiupoliitika, vastuse võetud piiriülese tervishoiu direktiiv, mis annab võimaluse saada ravi ka teises liikmesriigis, kus sa kindlustatud ei ole. Ja teatavasti piirid on lahti ja meie eakad inimesed reisivad päris palju. Reisima lähed sa siis, kui sul on kindlustunne, et kui midagi juhtub, eriti eaka inimese puhul. Kui midagi juhtub, siis sa ei jää abita ega ei satu võlavanglasse. See on suur küsimus. Kultuuriruumi avardamine, Euroopa Liidu eelarve tugi täiendusõppele, mida meie eakad inimesed väga kasutavad. Nii et väga palju asju, mis on tulnud toeks poliitikatele ja nii nagu Siim siin ütles, ka juba see, et me täna võime oma elu paremaks rajada, et meie lastelastel, aga mida vanaemad, vanaisad kõige rohkem millele mõtlevad lastelastele, ootavad pühapäeva, et nad tuleksid. Nii et koos tehes on lihtsam elu muuta paremaks. Katrin Kõivelson, hiljuti kiideti heaks Eesti esimene taotlus sellisest fondist nagu Euroopa Liidu globaliseerimisega kohanemise fond. Ja Eesti saab sealt, ei ole küll nüüd teab suur summa, aga siiski natuke üle 1 000 000 euro, et tegeleda Ida-Virumaa koondatud probleemiga. Ametnikud on öeldud, et seda fondi nad pidasid enne mõttetuks ja nad ei osanudki sealt raha taotleda. Kas on märk sellest, et me tegelikult ei ole võib-olla Euroopa Liit osanud siiamaani kõigi võimaluste piires üldse ära kasutadagi? No võib-olla kohati võib nii öelda tõepoolest, et kuna varem seda globaliseerumisega kohanemise fondi peeti vähetähtsaks sellepärast, et meil oli kasutada Euroopa Sotsiaalfond, mis laias pildis tegeleb samade asjadega. Inimeste tööle aitamine, inimeste koolitamine, selleks, et inimesed saaksid tööturul paremini hakkama. Globaliseerumisega kohanemise fondi eripära on nüüd see, et tema aitab siis, kui on tegemist sellise ühe piirkonna või ühe majandussektori suure struktuurimuutusega. Ehk et kui toimuvad suured koondamised, nii nagu Ida-Virumaal see praegu just oligi Eestis.
ja siis aitab globaliseerumisega kohanemise fond just selle konkreetse piirkonna, selle konkreetse majandussektori inimesi ja pakub siis võimalusi koolituda või võimalusi leida uus töökoht. Et väga hea meel on muidugi, et Eesti lõpuks otsustas selle taotluse sinna globaliseerumisfondi teha ja et see raha sealt tuli ja et Ida-Viru inimesed saavad sellest kasu, sellest on suur rõõm muidugi. Aga see on ometi natuke nagu märk sellest, et tegelikult on neid võimalusi veel palju, aga me võib-olla kõiki täpselt ei olegi siis veel suutnud üles leida. Lisaks ja juurde, kui ma Euroopa Parlamendis olin, siis tugev kadeduse uss näris mind, sest kui ma vaatasin, Leedu küsis sealt oma 17 korda raha, sest masu oli ju üle-euroopaline, Läti veidi vähem ja teised riigid ka kõik, aga ma ei hakka ennast võrdlema Soome või Taani või Prantsusmaaga, et miks meie ei küsinud globaliseerimisfondi toetuste saamise reeglistikku me tollel ajal parandasime, kui masu oli, sest algselt oli seal, peab olema 1000 töötajat ettevõttest koondatud. Eesti väikeriigina meil ei olegi selliseid ettevõtteid, kus 1000 korraga koondatakse. Nii et me saime seda muuta ja see oli just väikeriikide taotlus, kus me töötasime kõik koos, mitte ainult Eesti 6 saadikut, vaid teised väikeriigid ka, eriti Põhjala riigid. Ja läks ta 500 ja mitte ühest ettevõttest, vaid süsteemist, see tähendab näiteks ehitusest ja muidugi oli väga kahju, kui meilt Eesti riigist sealt raha ei taodeldud. Nii et see on fond, kust raskel ajal saab väga suurt tuge. Ja. Ma lihtsalt ütleksin, et Eesti on siiski üks suuremaid per capita ühe inimese kohta toetuse saajad Euroopast kõik kokku ja mis on eriti oluline, mis on kogu aeg äärmiselt oluline, on see, et Eesti on tegelikult väga hästi need rahad ära kasutanud. See tähendab, et midagi pole jäänud kasutamata, ei ole tehtud vigu palju ja see on nii, et üldiselt ma arvan siiski, et neid võimalusi on ikka üksjagu kasutatud ka, et see tähendab sealt komisjoni poolt vaadates Eesti on nagu üks niisugune üks kõige selliseid rahakasutajaid, kelle raha kasutamine on kõige rohkem õigustatud ja keda tuuakse näiteks, et kuidas see kõik on kasu toonud, nii et aga muidugi, alati on võimalusi. See oli nii väike ka, ma mäletan, kui see loodi, et see tundus nagu, see oli nagu väga poliitiline tegelikult see, et see üldse loodi mingi. Miljon on asja. Ei, muidugi. Siin veel aasta-2 eest oli üks väga kuum teema, Kreeka ja siis peaaegu pankrotti minemise oht, eks ole. Sellel ajal oli ka teine siis kuum teema Euroopa stabiilsusmehhanism ehk siis ESM. Eesti maksab sinna ka raha sisse ja ega praegu sealt nagu midagi tagasi pole, eks ole saanud. Kuidas selle ESM-iga on? Mida meil sealt loota üldse on või miks me sinna raha sisse peame maksma? Loeng nüüd minu poolt või? See on minu ala, kogu see rahasüsteem. Vaadake, selles, kui teil on ühisraha, kui teil on üldse mingi raha, teil oma raha ka, eks ole, on, siis teil peab olema seal kõrval mingisugune tasku. Ja riikides on see riigieelarve, et mingisuguseid muudatusi balansseerida, selleks on riigieelarve. Ja kui nüüd see euro loodi, siis jäeti see tasku loomata. Ja see oli üks põhilisi kritisisme või kriitikaid Euroopa ühisraha suhtes. Nüüd selle ESM-iga tegelikult see tasku loodi. Ja seal on põhimõtteliselt kuni 700 miljardit eurot, mis on muidugi kolossaalne summa ja mida tegelikult ei olegi, on väga minimaalselt kasutatud, seal on ainult Hispaaniale antud, aga Hispaania maksab enne tähtaega tagasi üle 40 miljardi ja kõik Hispaaniaga on nagu teema ammendatud ja nüüd on siis Kreeka. Et see on lihtsalt see ühisraha, ühesõnaga, kui see ühisraha loodi, ma pean seda, et kust otsast seda seletada, miks seda vaja on. Ja seda vaja on väga lihtsalt asjad, kui me reisime kusagile välismaale, Kopenhaagenis näiteks, lennujaama tahame poodi minna, siis me vaatame, et mis numbrid need seal on, mis see kurss nüüd on, kas meile nagu selle rahavahetuskursiga tehakse liiga või on see õige kurss. Ja see on olnud kolossaalne probleem aastakümneid Euroopas, palju suuremal tasemel, kus riigid vedasid üksteist alt vahetuskursid, saada nendest vahetuskursside nuhtlusest lahti ja kui meil ütleme nüüd, et meil on tarvis seda eurot mingil moel toetada, ühte riiki toetada, see tervik püsiks, siis see on just see, et see stabiilne keskkond, sest raha ise ei tooda midagi, eks ole, aga ta loob usaldusväärse keskkonna. Nii et selleks on see stabiilsusmehhanism vajalik ja muidugi kõik need hirmud, et sealt ujub kõik raha kohe minema, Saksa hirmud, see tegelikult ei ole täitnud, sealt on läinud väga minimaalselt. Nii et see on see asi ja kui me oleme selles süsteemis sees,
olles mõnevõrra olnud tegev Eesti oma raha nii-öelda loomisega, siis see oli tore asi, aga selles on ka väiksel riigil on omad riskid, mida suures süsteemis olles ei ole. Katrin Evelson, rääkisime enne sellest, et Eesti praegu saab oluliselt rohkem raha tagasi Euroopas, kui me sinna maksame. Kas see võiks millalgi muutuda, millal see muutub ja kas meil siis on üldse mõtet selle enam edasi olla? Muidugi see võib muutuda, kui Eesti majandus kasvab, Eesti saab rikkamaks ja Eesti jõuab siis nende riikide hulka, kes enam ei ole nii suurte eurorahade saajate hulgas. Millal see juhtub, see sõltub kõik majandusnäitajatest. Järgmist eelarveperioodi eurorahadeks hakatakse kokku panema tõenäoliselt 2018. aastal või vähemalt ettevalmistusi juba tegema selleks, et tänane periood on siis aastateks 2014–2020 ja järgmine tuleb siis peale 2020. Ja nüüd siis sõltub, et millised on Eesti rikkuse näitajad selleks ajaks, kui seda uut eelarveperioodi hakatakse tegema, et kas Eesti on veel nende riikide hulgas, kes saavad rohkem Euroopa Liidust raha või siis on ta nende riikide hulgas, kelle see eurorahade saamine on juba veidi väiksem. Kindlasti ei juhtu seda, et nüüd ühest hetkest, et kukub aasta 2020 ja Eesti enam ei saa üldse Euroopa Liidu rahasid. Nii kindlasti ei juhtu, aga see rahade hulk võib lihtsalt muutuda olenevalt sellest, milline on Eesti majandus ja jõukus sellel ajahetkel. Ja. Selgituseks, et kuidas seda mõõdetakse majandusrikkust, suhtega sisemajanduse koguprodukt Euroopa Liidu keskmisesse. Nii et täna me oleme kuskil 70% juures vist või natukene rohkem, isegi üle. Nii et eks me läheneme juba sinna paremate riikide hulka. Keskmisele alles. No jah, aga keskmisele, eks ju, nii et sellest hakatakse arvestama, kes kui palju saab. See on tõsi. Võtame selle teema kokku, mida siis on Eesti võitnud või kaotanud Euroopa Liitu kuulumisest. Iga ühe poolt võib-olla põhiline, kõige olulisem mõte, mida tahate toonitada, võiks sellest vestlusest õhku jääda. Niisuguse väikese riigi puhul nagu Eesti on kindlasti kuulumine Euroopa Liitu või ka teistesse rahvusvahelistesse organisatsioonidesse pigem võit kui kaotus. Et tänapäeva maailmas, kus on globaliseerumistrendid, tänapäeva tehnika, tehnoloogia võimaldab piiriülest, mandriülest ettevõtlust, suhtlust ja nii edasi, siis ühel väikesel riigil selles maailmas üksinda hakkama saada on oluliselt keerulisem kui ühe majandusbloki osana, nagu Euroopa Liit seda on. No Eesti on võitnud turvalisust, kindlustunnet, palju niisugust optimistlikumat vaadet tulevikku, kui meil muidu oleksime kuskil 2004 või ütleme küll varem veel, kui see asi juba selge oli, aga kui me poleks siis seda perspektiivi olnud, siis ma ei ole enam kindel, kas me täna saaksime Euroopa Liitu. See tähendab üldse, kas see valmisolek on uusi liikmeid vastu võtta, et ma olen küll väga rahul, et me seal oleme. Kuna me alustasime Euroopa Liidu eelarvest, mis teatavasti on nii suur kui Eesti riigi 125 eelarvet, ehk siis 12 nulliga peaaegu triljon. Siis ma siin juures 7 aasta peale ja loomulikult, sest periood on 7 aastat. Siis ma tooksin siin võib-olla selle näite, et 2004 esimese 7 aasta jooksul me sellest ajast saadik me oleme saanud Eesti riigi eelarvesse, Euroopa Liidu eelarvest tuge 5. See tähendab 1 euro anname ära, 4 saame asemele. Iga Eesti inimene on võitnud aastas umbes 4500 eurot. Kui seda raha poleks meil olnud, siis kindlasti meil ei oleks elu sellisel järjel, nagu ta täna on. Ei oleks neid teid, ei oleks neid uusi haiglaid ega seal sees riistvara ja palju muud veel. Me elaksime palju vaesemalt, aga vaesus teatavasti toob ka rohkem tüli majja. Sellel noodil selle blokiga lõpetame. Vaadake kindlasti ka meie teisi videoloenguid. Aitäh!